Sit ready. Attention. Ja see sireen andis märku, et start on antud. Siin on väga põnev võistlus lahti läinud ja leedulannad Jonšu progümnaasiumist on siis hetkel võtnud nõuks liidrina rajale minna 100 meetrit kõigest läbitud. Narva Soldino gümnaasiumi esindus on hetkel siis teisel positsioonil ja Tartu Mart Reiniku kooli inimesed kolmandal. Nii et selged vahed on tekkinud, seda saab juba ka siit näha. Ja masinatel siis 5-8 sõudvad Jonšu progümnaasiumi õpilased on hetkel kindlad liidrid. No kas on tegemist ka sõudjatega, on üsna suur tõenäosus, et nad ka igapäevaselt sõudmist treenivad, vähemalt osad nendest. Ja nemad siis on ekraanil kuvatud võistkonnana number 2. Alla 250 meetri on jäänud seda sõitu kindlad liidrid, kuigi Narva Soldino gümnasistid on tugevalt pingutamas ja kas suudavad nüüd, kui jäänud 200 meetrit, siiski leedulannadega võistelda ja ohustavad nende positsiooni, sest et siin juba mängitakse välja medalikomplektid. Selles mõttes ei ole tegemist enam eelvõistlusega, vaid tänavuse alfa esimese finaaliga. Ja me näeme, et Narva Soldino gümnasistid on läinud peaaegu juba seal võrdselt ja Tartu Mart Reiniku kool on ka kõrges mängus sees, nii et tegelikult 3 tiimi on väga kõrges mängus sees ja 50 meetrit on jäänud endiselt leedulannad on veidi juhtimas, Narva ja Tartu vastavalt 2 meetrit siis taga ja kas leedulased suudavad ennast koguda, no tundub, et leedulannad on suutnud ennast koguda ja võidavad selle sõidu 1.52,9, samas teine koht Narva Soldino gümnaasiumi põhikooli astmele 1.53,4, Tartu Mart Reiniku kooli õnnitleme 1.53,5 ja Tomeikavose gümnaasium Leedust 2.01,3, nii et väga pingeline põnev sõit oli, pakkudes kohe meelelahutust, mida sport ikka meile suudab anda ja seda kohe siis esimeses finaalis.